Räägime sihtotstarbelistest ehk siis üheotstarbelistest kinkekaartidest. Seaduse muudatus, mis jõustus 1. jaanuarist, kohustab selliste kinkekaartide eest käibemaksu võtta kinkekaardi enda müügi hetkel ja hiljem siis kaupa ostes arvutatakse maha kinkekaardi käibemaks kasutatud osas. Selline toode võiks kuuluda eraldi tootegruppi, kui on väga erinevaid kinkekaarte, siis nad võiksid veel omakorda hargneda. Aga ta on siis eelkõige toode, mille brutohind on kinkekaardi väärtus ja millel on siis nüüd määratud ka käibemaks. Ja kuna tegemist on seerianumbriga kinkekaardiga, siis määratakse ka parameeter, toode on seerianumbriga kinkekaart. Suht sarnane on ka tavaline käibemaksuga kinkekaart, et lihtsalt teine parameeter on siis toode on tavaline kinkekaart ja käitub samamoodi. Ainult, et seda toodet siis ei salvestata kinkekaartide alla, et ta lihtsalt on võimalik müüa ja siis hiljem kasutada. See tähendab siis seda, et kui ma kassas müün kinkekaardi, võin otsida siis nime järgi kinkekaart ja panin vastava toote, siis küsitakse seerianumbrit. See peab olema siis unikaalne number, no praegu siis näiteks 999 ja salvesta. Ja vastavalt näidatakse kohe ka siis selle hinda 5 euri, mis oli siis selle kinkekaardi väärtus ja tuuakse välja ka siis käibemaksu osa. Ja loomulikult klient maksab selle eest siis sulas või kaardiga, nii nagu tal just parasjagu siis soovi on. Ja nüüd ka loomulikult seda käibemaksu arvestatakse ka siis tšeki peal. Kui nüüd võtta ladu ja veel kord ladu ja kinkekaardid, siis ka siin kajastub rida kood 999, tuttav number ja selle kinkekaardi väärtus on siis 5 euri ehk siis tema brutohind ja siia tuuakse välja ka tema käibemaksu väärtus. Ja muu info nagu tavaliselt. Nüüd, kui ta on selle ära kinkinud ja keegi tuleb selle kinkekaardiga siis tasuma, registreeritakse näiteks pastapliiats ja 2 tükki, kogu summas 2,16, praegu näitab ta käibemaksu, siis maksmisel valitakse kinkekaart ja valitakse siis seerianumbriga kinkekaart ja otsitakse ta välja. Selle tulemusena siis on kogu summa praegu tasutud. Seda arvet kinnitades on siis ka näha pärast värskendamist, et selle kinkekaardi saldo on vähenenud. Ja vaadates seda arvet, näiteks siis kas või backendist või kust iganes, võib-olla ka väljatrükil, siis sellel väljatrükil tuuakse välja ka nüüd kinkekaardi informatsioon, et milline osa maksti siis kinkekaardiga, mille käibemaksu siis milliselt summalt arvestati ja nii edasi. Kuna ülejäänud summat ei jäänud, siis järele jääv maksustatav netosumma ja käibemaks on praegu siis nullid, et see sõltub sellest, kui see kinkekaardi väärtus oleks olnud suurem ja klient oleks pidanud veel juurdegi maksma midagi, siis oleks ta ka neid summasid näidanud. Nüüd vastavalt, kui meil on aga müüdud siis selline kinkekaart,
kus küll arvestatakse käibemaksu, aga millel seerianumbrit ei ole, siis kassas maksmisel registreeritakse tooted, võetakse maksa, võetakse taaskord kinkekaart, aga nüüd on tegemist tavalise kinkekaardiga ja siin saab siis määrata, kas tegemist on käibemaksuga või käibemaksuta kinkekaardiga. Et noh, antud juhul ma võtan siis nii nagu sihtotstarbelistel on, et käibemaks on juba tasutud. Käibemaksuga ütleme, et see on see 5 euri ja kinnitan, siis on 5 euro ulatuses makstud, 5 tuleb veel maksta. No ütleme, et selle makstakse siis sulas. Ja vastavalt on siis võimalik jällegi vaadata, kuidas arvet välja trükitakse ja arvele tuuakse nüüd välja siis mõlemad laekumised. Alati on nüüd ka siis selle käibemaksuga kinkekaardi puhul näha seda käibemaksu määra kinkekaardil. Ja ka sellel väljatrükil kuvatakse nüüd ülejäänud summat, mis on vaja veel tasuda ja mis on selle käibemaks. Nii et kokku siis käibemaks on siin välja toodud 5 euri. Ehk järgi jääb 4,16, sellest käibemaks on 0,84. Ja see muidugi kohustab ka nii-öelda füüsiliselt eristama neid kinkekaarte, sest teenindaja peab suutma nendel vahet teha, et kas tegemist on siis seerianumbriga või seerianumbrita kinkekaardiga ja käibemaksuga ja käibemaksuta kinkekaardiga. Ehk nendel peab olema füüsiliselt vahe sees.